No tervitust! Olen täna töökojas, et 6 päeva möödas siis viimasest videost. Tegelikult tahaksid iga 4 päeva tagant oleks video. Aga jaa, vahepeal olid koolitööd ja siis ei olnud natuke aega monteerida siin. Ja käisin siis kolmapäeval Lidlis, et täna on reede. Ja ostsin sealt midagi kokku natukene siis. Et ühe asja, mis ma siis ostsin, oli üks pikendusjuhe. Et muidu mul oli 2 pikendusjuhet. Et 2 5 pikendusjuhet. Ja kogu aeg kakkusin töökojas seda pikendusjuhet siit ära. Aga nüüd ma ostsin siis 8-augulise ja nüüd ei tohiks seda probleemi enam olla. Et ma pean töökojast ära tassima seda kogu aeg seda pikendusjuhet siit. Ja täna vaatab siis on mul siin kotises. Siin Lidli kotis siis on mul tavaari veel. Et vaatamegi, mis siin sees siis on. Võtame, mis meil kotist tuleb välja. Nii, mis asi see siis on. See on siis klambripüss. Et ju selle sama lae villa, mis ma sinna panin. Meil laes on vill olemas. Seintes ei ole põrandas veel, aga laes on juba vill olemas. Ja mul oli vaja tõmmata kuidagi need nöörid, mis hakkasid seda vilda nagu pealt hoidma. Millega ma siis seda kinnitasin. Mul ei olnud torkut sihukest asja. Nüüd ma sain siis selle 4 euro eest klammerdaja. Normaalsem asja. Muidu ma lasin tavalise paberi klammerdajaga. Et võtsingi ta niimoodi ja siis tulistasin neid niimoodi, seina sisse. Praegu ma ei hakka siin välja tulistama. Ja tulistasin sinna lakke siis neid. Ja, aga nüüd ostsin natukene parema riistapuu. Et vaatame ka seda asja. Mis ma siis veel ostsin? Vaatame veel, mis siit veel tuleb kotisest välja. Mis siit Lidli kotisest veel välja tuleb? Nii. Ahaa. Koonuspuurid. Ma ei tea, kui töökindlad need on. Ja need maksid, mis nad maksid? Ka vist 4 euri või? 4 või 5 euri maksis see komplekt. Ma nalja pärast ostsin, nii odava raha eest antakse, siis ma võin nalja pärast osta. Ja siis nii-öelda 3. asi, või 4. asi siis, mis ma ostsin veel, on siis sihuke asi. Selle ma ostsin ka nalja pärast. See hind on 5 eurot sellel asjal. Sellel noal siis. Ja eks täna katsetame seda, kuidas ta puu peal siis töötab. Aga jaa, andmed on sellised, et siin on käepidev ja see on siis kumm olemas. Kummeeritud nii-öelda see käepide siis liikumatud väidetavalt. Ja siis on käepidemises on tuleraud või tulepurk siis. Ja siis on see noatupp olemas ja öeldakse, et kaal on umbes 91 grammi. Ehk siis mida ma juba arvan on see, et käepidemises käepide ei ole täidetud. Ja, aga katsetame selle video lõpupoole ära. Et selle teeme kohe katset ka ja vaatame, kas see 5 eurine nuga kestab minu käes või ma suudan ta kohe ära lõhkuda. Aga kõigepealt siis liigume selle sama klammerdaja juurde, vaatame seda klammerdajat, et kuidas see klammerdaja siis on. Et kuna mul seda viljatamist ja sihukest asja tuleb veel kaasa arvatud see sein, kuigi seina ma saan natuke lihtsamini toppida. Aga mul tuleb ka mujal seda viljatamist tõenäoliselt suve jooksel ette, et siis või mingi muu asja jaoks, siis mul on vaja sihukest asja ka. Sihuke klammerdaja. Ja siis on ka mingi klambrid siin kaasas. 2 mõõtu klambrid siis kaasa või? 3 mõõtu, vabandust, näed. 4 millised on olemas, 8 millised ja 6 millised on olemas. Et vaatame neid 6 millised siis. Kuidas see 6 milline on. See on põhimõtteliselt nagu, see ongi põhimõtteliselt nagu selle klambril või. Proovime see samma lasta siis, vaatame. Ja näed, on olemas. Järgmine asi on siis puurikomplekt. Vaatab seda ka. Ja sellised puurid, see päris hästi kaalub küll. Pakendiga võtsid siis ei kaalunud midagi, aga üksikult see asi päris hästi kaalub. Aga proovime siis ära selle kõige pisemaga kõigepealt. Vaatame, kuidas see võtab. See on siis 3-osaline komplekt metallile. Vaatame, kas siis töötab metalli pealt see asi. Ja proovime siis lasta seda. Ja tuli ka auk sisse.
ja tuligi auk sisse, näete, noh. 4-millimeetrine auk peaks see nüüd olema. See väidetavalt peaks 4 millimeetrine olema. Vaatame, kas see kõige suurem ots ka siia otsa läheb. Trelli otsa ma võtan nüüd. See on nüüd siis 4-32 millimeetrit. Nüüd lähme siis põhituumani, milleks on see nuga. Et miks ma siis seda videot üldse hakkasin tegema. Tahtsingi seda nuga testida ja siis ma mõtlesin, ma näitan neid muid asju ka, mis mul on siin. Mis meil siis siin on? Siin on siin mingi manuaal. Ahah. Saab siis manuaali lugeda. Kasutusjuhend, näed, noh. Nuga kasutusjuhend. Kuidas nuga kasutada? Vaatame, kas siin õpetatakse, kuidas nuga kasutada või. Nii, siin näidatakse seda tulepulga värki, näete. Ja see manuaal, kas ma saan aru, et see õpetab, et teraga või? Teraga kraabi seda. Tundub küll nii, jah. Et ta näitab, et tera on ju allapoole, näete. Siin on tera. See on see tera osa. Ehk siis see osa siin. Muidu tehakse seda noa tagaküljega nagu mitte teraga. Et see manuaal natuke õpetab seda tulepulka kasutama valesti. Nii, tehnilised andmed, näete, siin on eesti keel täitsa olemas. Loen siis teile ette manuaalis 2 esimest lauset. Soovime õnne, olete otsustanud kvaliteetse toote kasuks. Kuidas see nuga kõlab? Aga võib-olla ta isegi mingi määral on sees täis. Vaatame siit tagantpoolt sisse ka. Siin on see tulepulk siis. Nii, hops, mingi väike tulepulk on. Ja ma ei näegi sinna sisse, kas seal on... okei. Okei, see on isegi suhteliselt sees täis, aga tal on jah, see terajupp on kuskil siin. Lõppeb. Et tegelikult peaks olema nagu suht lõpuni välja. Et ta püsiks. Ja kuidas see tera siis on? Ikka on terav täitsa, jah. Täitsa terav ikka. Nii, paneme selle praegu tagasi siia. Siin on mingi kaitse ka veel otsas, et sa ikkagi jumala eest omale kuskile sisse ei lükka. Mul on siin olemas puujupp ja nuga. Ja vaatame siis, kuidas ta lõikab seda asja. Kuule. Nii. Kuule, täitsa lõikab küll. Teeme neid lokke ilusasti, näed. Saab lokke ka ilusasti teha. Mis ma tunnen juba, et see otsas see jupin siin liigub mul. Et see käepide võiks natukene võib-olla sellisel juhul pikem olla. Aga siis on aeg ka vaadata, kuidas ta sädet lööb. Tuleb küll sädet. See on siis järelikult suhteliselt pehmest materjalist pulk tegelikult. Et siis on täitsa lootud, et saab täna teha seda töökoja ahju tule ka. Vaatab nüüd tule ära teha ja siis hakkab katsetama seda nugaga natuke korralikumalt. Nii, nüüd on siis aeg seda nugaga katsetama. Et kui sa paned siia nööri külge riputad, siis ära pirem riputa. Parem ära riputa, muidu see võib ära joosta. Mõnus. Paningi nuaga sisse. No nii, näed, kraabin praegu seda kasetohtu. Ja miks ma hoian oma seda ütle sõrme niimoodi sellised huvitavas asendis. Sellepärast, et panin otse video filmimise ajal panin nüüd sinna sisse. Nii et nuga on nüüdseks testitud ka enda peal. Et jah, nüüd ma tean, kui hästi võtab. Et proovime tuld siis teha. Ja näed, läkski. See on see, kui sa kasutad, pead tegema sellise peene asja kokku. Kui sa ei tee peenet värki kokku, siis sa ei saa põlema teda nii lihtsalt. Ja selle pärast tulebki teha peendavaar kokku. Tulebki kraapida, et saaks teha. On siin 3 liiki puud nüüd. Toores vaher, kuiv kuusk ja kuiv kirsipuu. Et alustame toorest vahtrast. Vaatame, kuidas ta see läbi elab. Et vaatame, kas ta lendab kohe vahtra peale pooleks. Või jääb veel ellu. Kirsi peale ma hakkan kaartustama, et ta võib puruks minna. Nii, ja vaatame ikka teraga läheks ta sisse. Hops, midagi lenda saa. See on see... No nii. Vaher läks pooleks. Nuga on terve veel. Ja nüüd proovib ära ka selle kuuse.
et ma ei saa väga palju lüüa, muidu kui ma seda otsast hakkan lööma, nüüd otsa puruks lüüa. Nii et vaatame, kuidas ta siit kuuske läbi lööb. Nii, ja kuusk ka. Proovime teistpidi ka. Niipidi saab ka veel lüüa. Nii, läks pooleks. 3 tükki taga. Lähevad kohe juba. Sest muidu ka vahjust tuli ära. Paneme kohe tooreid vahtreid, me paneme need lähevad tagasi sinna, kus ma nad tõin. Ja nüüd on see kirsi aeg. Kirss on nüüd kõige tuimem puu. Siit nüüd sellest valikust. Ma panen siit nurgast minema. Loodame, et siis selle peale jääb nuga terveks. Nii et katsetame. No, nagu näha, kirss on väga tuim puu. Ja nuga on meil terve. 5-eurine nuga on veel elus. Täitsa pekkis. 5-eurine nuga. No täitsa pekkis, see on 5-eurine nuga nüüd. Ja nagu näha, veel elus. Ma ei hakka seda poolt veel pooleks lööma, see on liiga jämme sellele tegelasele. Aga 5-eurine nuga. Võimas. Ainukene asi on see, et jah, see võiks natuke paremini siin kinni hoida. Tuleb kergelt ära. Nii et nagu ma mõtlesin küll, et see 5-eurine nuga laguneb kohe laiali. No nii, üks katse jäi selle nuaga tegemata. Paber. Paberit võiks ka lõigata ju. Ops. Opsti. Näed. Lõikab. No nüüd ta hakkas rebima natukene. Näed. Lõikab küll ju. Nii et see lõikab ka reaalselt paberit. Teeme veel. Tegin 2-kordseks selle. Ja lõikab. Oi. Ja vaatame ka 3-kordselt. Nüüd hakkab natuke rebima. Ja see on ka tingitud ühest asjast, sest see paber hakkab loperdama, kui ma nüüd kinni hoiasin. Siis ta ei loperda mitte kuskile, näete. Ilus vahe. Et siit hakkas nende niimoodi rebima. Ma ei nüüd kinni. Praegu oli nüüd 3-kordselt, proovime 6-kordselt ka. 6-kordselt võib kõik ära proovida. Ops. Okei, see nüüd ei olnud 6-kordselt päris, aga vaatame siit poolt. Vaat siin on 6-kordselt. Ja ilusti tuleb. Ja proovime nüüd 12-kordselt ka veel. Nüüd on 12-kordselt see paber siis. Lõikab küll. No, paneme 13 kihi ka veel juurde. Ja lõikab. Nii et ei ole see nuga midagi paha. Nii et ma kindlasti ostan neid nuge nüüd esmaspäeval juurde, kui need veel on. Nii et jah, praegu minu käes on see nuga hästi töötanud. Isegi nii hästi, et kohe sõrmes on auks sees, nii et jah, see oli lihtsalt natukene hooletusest, sest ma kraapisingi seda kaset ootusel ja siis panin, kiiresti kraapisin ja panin otsa sisse, sõrme otsakese sisse. Ja näed, selline komplekt siis. Tupp, tulepulk ja nuga. Et uuel nädalal ma lähen küll vist Lidlisse tagasi ja toon vist 2 tükki sellise raha eest juurde omale. Et ega ma ei pea ju kõike kohe kasutama hakkama, et nad võivad ju mul pakenditeks ka seista. Et kui ta praegu veel puru pole läinud, siis ma täiesti nagu imestan.
et selle kirsi peale ta pooleks ei läinud. Ma kartsin, et ta paneb siit, kas siit seest killud taha või paneb siit samast väljaspoolt pooleks ja lendab minema. Ma isegi hakkan natuke rohkem neid Lidli asjadesse uskuma. Et mul on ka Parkside'i kruvikate komplekt olemas. Mingi 100 osana vist või. Et seal on need trelliotsikud ja siis on mingid padruni moodi asjad või mis trelli otsa käivad ja siis on terve hunnik kruvikaid veel. No näiteks üks nendest kruvikatest on selline, eks ole. Noh, teisel mul läks ots puruks, ma astusin kogemata, kukkus maha ja astusin peale ja tuli see rull ära otsast. See nii-öelda värk. Et see oli minu viga. Ja selle samal kruvikalt tegelikult ma keerasin selle otsa ka kõveraks natukene korra küll. Aga nüüdseks on ta uuesti sirgeks tagasi nagu läinud. Nii et polegi ots ära murdunud veel. Natuke kõveraks ainult läks, aga selle ma keerasin tagasi. Ja siis mul on näed, siin veel mingid elektrikukruvikad ka veel. Noh, ma ei tea, kas need nüüd, ma ei viitsigi guugeldada, kas ta vastab sellele, mille ta vastama, aga et sihukesed asjad on mul ka. Nii et jah, aku trelli ma vaatasin ka seal juba. Suht sihukese 80 euro kanti oli see aku trell seal. Ma isegi võib-olla mõtlen kunagi sihukese asja peale, vaatame. Eks ma pean vaatama, ma ise ei julge vist kohe ostma hakata, kõigepealt tuleb küsida inimeste käest, kellel on sihukesed riistad olemas. Et kuidas akud kestavad ja kuidas ta keerab ja kuidas ta jõud on. Sest praegu on mul ju akutrell. Selle akutrell, mul on praegu selline akutrell. Töötab küll. Et siin on, see on nüüd kombineeritud kokku siin väga paljustki. See aku on pärit muruniidukilt. Mille jaoks jäi see aku lahjaks? No see muruniituk on üleval muidugi. Et aku jäi sellele muruniitukile lahjaks. Ja nüüd on 2,5 ampertunnine aku on siin all. Nii, siis on see mootor on siin sees välja vahetatud. Sellepärast on siin ka näha, et siin on lõhutud laiali, sest ta oli mingi imemajal kinni seal ikkagi. Nii et see on põhimõtteliselt 3 asjast kokku kombineeritud akutrell praegu. Aga MacGyver peab head tööd tegema, MacGyver leiutab, vaata. Et jah, MacGyver leiutab kokku. Ja praegu ma MacGyver ehitab ka siin ühte asja veel. Siin on akud. Midagi ma ehitan, mida, seda varsti videodes näete. Sellest tuleb ka video esimene osa mul juba filmitud. Teist osa ma hakkan võib-olla täna filmima. Ja. Aga ega midagi. Ma loodan, et teile see väike videokene meeldis. Ja näed, enda peale on ka nuga katsetatud. Lõikab, väga hästi lõikab. Katki ka ei läinud. Ma olen praegu olen ma veel rahul selle noaga. Et kes nüüd arvas, et see sponsor korras tehtud video, siis tegelikult ei ole, see on täiesti minu enda rahakoti pealt ostetud tavaar. Et ma lihtsalt tahtsin natukene näidata ja just selle noa pärast ma just tahtsingi seda videot tegelikult teha. Et mitte need ülejäänud asjade pärast. Aga ülejäänud asjad on ka jällegi kasulik, nii et. Ja kui see ei ole veel hakanud jälgima ehk tellima, ehk subscribe'ima kolmandat pidi siis, hakka kindlasti jälgima ehk subscribe'ima. See ei maksa mitte midagi, see on lihtsalt tavaline nii-öelda follow nupp ehk jälgima hakkamise nupp. Ja kui video meeldis, pane kindlasti like, jaga oma sõpradele ja tuttavatele seda kanalit ja antud videot, et jõuaks ka see nendeni. Ja kui midagi on sõna sekka öelda, võib-olla ka selle akutrelli koha pealt, Lidli akutrelli koha pealt, on kellelgi võib-olla kogemust jagada, see mis see lööktrell neil nüüd on seal, et kui on kellelgi kogemust jagada selle koha pealt, võib mulle kirjutada kas siia kommentaariumisse või meili peale või kuskile Facebooki sihukese kohta. Ja, aga midagi, aitäh, et vaatasite seda videot ja kohtume peagi. Tšau!